Tervist! Oleme jälle tagasi ja nüüd selles osas me võtame selle varem koostatud kaardi ette, mis me tegime, andsime talle pealkirjaks Lilleküla 1 selle kooli järgi ja proovime teha nüüd väljas kaardistamise rakendust. Mis oli meie töö eesmärk? Töö eesmärk oli siis riigikaitsetunnis teha kaart, märkida kaardi peale teadaolevad objektid, mida me teame. Ja siis Kaitseressursside Amet soovitab 10 kategooriat riigikaitselisi objekte. Neid oli meil siis võimalik vaadata failist ja meeldetuletuseks lihtsalt võib need siit ka üle vaadata, et kui me lähme välja, siis me võime meeles pidada või selle endaga kaasa välja printida, et kui me näeme politseijaoskonda, haiglat, silda, viadukti, avalik varjumiskohta, Päästeameti komandot, mõnda linnavalitsuse või vallavalitsuse hoonet, side- või kommunikatsioonimasti või selle hoonet, mõnda elektrialajaamaga seotud või elektri tootmisega seotud ehitist või näiteks veetööstusega, et kus meil tekib puhasvesi, pumbajaam või reovee puhastamine, siis on meil see oluline ära märkida. Ja teeme nende kohta siis pildid ja salvestame enda kaardirakendusele. Kaardi me saime valmis, salvestasime ta ära ja nüüd lähme tagasi oma avalehele. Kui me teeme seda mõni järgmine päev, siis peame uuesti sisse logima archive.com sisse logimisandmetest siis oma kasutajakontole. Sisu alt vaatame, et meil oleks kaart ja need kihid seal kenasti olnud ära jagatud. Seda me saame vaadata siit, näiteks see Lilleküla veebmap on mul siis märgitud organisatsiooni ikooniga ja siin saab uuesti siis seda ka ümber mängida veel, et kontrollida, et oleks kas ettevõte vähemalt või siis kohe kõigile võib ka avalikuks teha, kui te ei pelga, et seda teistele näidata. Nii. Ja kuidas teha nüüd mobiilirakendust? Vaatame siit paremast servast on maatriksi nupukene ja siin on valikus üks roheline ikoon Survey 123. Survey tähendab inglise keeles küsitlusvormi ja me nüüd teemegi siis väljas küsitlusandmestiku. Klõpsame selle peal ja tuleb meil siis internetis uus rakenduse koostamise võimalus lahti. Ja kõigepealt ta toimetab ainult minu enda küsitluste all. Me võime võtta ka oma organisatsiooni ehk siis kooli küsitlused, et näeme ka neid teisi varem koostatuid, aga esialgu ta võib jääda siis minu enda alla. Ja kõige lihtsam, vajutame seda heledaks minevat nuppu, on uus uuring. Tuleb valik erinevaid malle ja võtame selle kõige esimese vasakpoolde, mis on tühi küsitlus ja nupu pealt alustage. Käivitub meil siis küsitluse loomine. Ta nimetatakse küsitluseks, aga tegelikult ta siis telefonis avaneb meil ilusa rakendusena. Nii, ja siia keskele meil siis tekib selline disaini aken, kus me saame siis disainida, mida me hakkame hiljem väljas telefonis nägema. Kõigepealt kõige lihtsam asi, anname talle pealkirja. Ja pealkirjaks võimegi siis panna näiteks siin paremal pool tekib siis see väli, kus me saame seda sisu muuta. Vasakule või vabandust, keskele tulevad need lõpptulemused. Nii on siis näiteks kaart oli meil Lilleküla marsruut. Teemegi siis uuesti Lilleküla marsruut 1. No võib ka mitte 1 panna, kuidas iganes soovita. Ja kui te tahate, et see oleks ilusasti keskel, nihutage ta keskele. Kui te tahate sinna taustaks panda pilti, saate minna siis pilte valima, kas internetist või enda brauserist. See on juba vaba valik. Ma siin hoian lihtsalt natukene aega kokku, et teises videojuhendis, kus ma rääkisin Survey küsimustiku loomisest pikemalt, on see pikemalt lahti seletatud. Nii, on meil küsitluse päis olemas. Siis tuleks teha nüüd järgmised valikud, et mida me seal väljas siis hakkame tähistama. Kõigepealt võtame siit vasakust servast üherealise teksti ja toome siia valikusse. Ja esimene rida võiks meil olla siis selle meeskonna nimi, kes läheb väljas kaardistama. Nii.
kirjutan siia meeskonna nimi ja näete, tekkis ka siia kenasti. Kui te tahate seda nime fonti ja asju muuta, siis siin allpool on see kõik võimalustena olemas. Nüüd, et see oleks kindlasti meil fikseeritav, siis kerige allapoole ja öelge, et see on kohustuslik küsimus, pange siia linnukene järgi. Et muid piiranguid asju otseselt ei ole vaja, võite neid iseseisvalt hiljem uurida. Ma praegu lihtsalt näitan ette, kuidas kõige kiiremini läbi saab. Nii, teine üherealine tekst tõmban siia ka juurde. Näete, tekkis siia juurde. Kui läheb midagi valesti, siis siin on ristikene, saab selle ka ära kustutada ja uuesti siis valida õige asja. Õige on antud kontekstis siin praegu juhendi järgi üherealine tekst ja ütlen, et siia tasuks märkida kooli nimi. Et mis kooli alt me tegutseme, et siis märkige sinna oma kooli nimi juurde. Et siis saate iga kord, kui te väljas pilti teete, need küll ära täita, aga ei ole hullu. Nii, siis järgmine võiks olla siis see valik nendest objektidest. Kui te nüüd kõnnite oma telefoniga mööda etteantud marsruuti ja jõuate näiteks mõne silla või viadukti või politseijaoskonna juurde, siis oleks hea valida kohe rippmenüüst, millega on tegemist. Ja selleks ma kasutan sellist valikut nagu mitu valikvastust ja tõmban mitu valikvastust siia juurde ja ta annab mulle siis praegu esialgu 3. Selle küsimuse pealkirjaks ma märgingi oluline objekt. Et need on need objektid, mis saab kindlasti ära märkida. Ja ma tekitan siia nüüd 10-punktilise rippmenüü. Kerin siit paremalt poolt natukene ülesse poole ja valik 1 asemele kirjutage näiteks politsei. Nii, valik 2 asemele kirjutage haigla. Ehk siis seesama tabel, kus meil olid kõik need olemas, vabandust, nimekiri, need olulised objektid, need on 10 tükki, need tuleks siia kõik üle kanda. On sild. Nüüd, et juurde panna, vajutage lihtsalt siin paremal pool olevat plussmärki ja tuleb järgmine. 4. valik oli meil viadukt või tunnel. Nii, jälle plussmärk. 5. valik on varjumiskoht. Need on nüüd oranžide kolmnurkadega tähistatud. Kui läheb valesti või midagi tahate muuta, siis miinusmärgiga saab selle alati ära kustutada ja plussmärgiga jälle tagasi. Nii, varjumiskoht. Nii, järgmine oli näiteks Päästeamet. Järgmine oli meil kohalik omavalitsus ehk siis linna valla hoone. No, mingi ametihoone, kus näiteks võib mingi kriisijuhtimise staap olla. Nii, siis oli kas sidemast või sidehoone. On siis ühesõnaga mobiillevi või mingi muu. Näete, mingi väga huvitav kõrge sidemast võite kirja panna või näiteks avalikud sireenimastid. Nii, kõik, mis on elektriga seondub, on siis tootmine, suured alajaamad. Päris igat elektrimasti võib-olla pole vaja, aga harjutamise mõttes võite ka neid märkida, et miks mitte. Nii, ja viimane oli siis veevärk. Kõik, mis puudutab puhast vett ja reovett, pumbamajad, kuskil veevõtukohad, allikaid võib siia märkida. Ja kui te tahate, et midagi veel panna, siis näiteks võib panna vaba valik, kus te tunnete, et midagi tahate panna, aga otseselt seda ka ei pea tegema, saate harjutada seda kustutamist. Nii, siis võite tekitada selle välimuse, et on vertikaalne ja kindlasti märkige, et see on kohustuslik küsimus, et siin tuleb üks objekt ära märkida. Nii, see kindlasti võiks olla nähtav, et siis see eeskiri sinna saate. Mul on siin väike kirjaviga tekkinud, oluline, mitte oluline. Ja see ära kontrollida. Et siia saab siis tekitada reegleid, piiranguid ja kõike muud. Nii, aga lähme edasi. Nüüd on allapoole siis neid valikutest minnes on vaja märkida see objekt kaardi peale. Ehk siis tõmbame kaardi valiku
Ja nüüd ma tahan siin kasutada seda kaarti, mida me just tegime. Ehk siis see ülemine märgis on, et märgi oluline objekt kaardile, et me saame telefoniga siis kohe selle objekti ära salvestada. Te võite siis öelda siia ka mingisuguse lisainfo juurde. Kindlasti jätkada punktiks, ärge joont pange, et neid hooneid ei ole mõtet sinna peale joonistada, et ühes punktis täitsa piisab. Ja lähme siis vaatame, et ma tahaksin seda kaarti muuta ja kuidas ma muudan. Et lähme siis, näete, tekib siia valik, on organisatsiooni galerii kohe üleval pool. Ja leiamegi siis kas minu enda sisu või minu organisatsiooni sisu, et kuna ma just ise hiljuti tegin, siis on minu sisu ja näete, see Lilleküla 1 on mul siin valikus olemas. Klõpsan siit täpikese peal. Kaardivaaturis. Okei, ma saan siin veel seda muuta. Aga nii, see eest ära. Ei ole see hetkel mulle oluline. Nii. Ja olen selle ära kinnitanud, siis okei. Ja näete siis siia keskel ühes aknasse tekib mullegi siis juba see minu enda koostatud kaart ja see tuleb minuga kenasti ka telefonisse kaasa. Nüüd ma saan veel määrata, milliseid tööriistu mul seal kaardi peal hakkab olema, et otsing, avakuva, zoomimise nupud, need kõik võivad jääda. Ja kindlasti jätked siis, et seda punkti peaks saama märkida, et ärge seda siis ära unustage. Nii, ja siin saab siis panna see näiteks, see on mingisugune kaardi keskpunkt, ei ole vaja, selle võib välja võtta. Vaikimise asukoht puudub, et ise saab siis panna selle koha, kui mulle midagi meeldib. Ja saate sellega siis väljas arvestada või natukene katsetada ja järgmine kord siis ka seda kõike uuesti teha. Selle sama minu video võite aluseks võtta ja uuesti seda nii-öelda proovida läbi teha, et kuidas oma kaarti sisse tuua ja vaadata, kuidas telefonis välja näeb. Ja siia ka kindlasti märkige, et see on kohustuslik küsimus, et sinna kaardi peale kindlasti see täpikene ka paika saaks. Nii, ja veel on üks oluline punkt meil puudu, on siis pilt, ehk siis toome siia kaardi alla veel ühe välja ja see on siis, anname talle ka pealkirja. On tee olulisest objektist pilt. Nii, sinna saab veel mingeid täpsustusi panna. Aga siis on praegu veel siin valik, et kas ta on sirvi pilte või kasuta ainult kaamerat. Ma arvan, et kuskilt failist ei ole mõtet neid pilte hakata lohistama, et teeme ainult kaameraga pildi. Aga valik on teie, võite ka siis nii-öelda lasta kuskilt olemasolevast galeriis selle pildi sinna tuua. Aga peate lihtsalt mõtlema, et kõige täpsem oleks ikkagi see, mis te väljas pildistate. Et see on mõnes mõttes ka vajalik. Nii, ja jääb ainult üks punkt veel siia juurde panna. Selleks on kuupäev ja kellaaeg, et see on siis sealt tööriistade vasakust servast ülemisest plokist. Toome selle siia juurde ja paneme pealkirjata küsimuse asemele lihtsalt kuupäev ja kell. Ja kui te panete siia vaikeväärtusena linnukese sisse, siis ta automaatselt näitab teile selle või täidab selle ise ära, et siis ei ole vaja siin hakata seda kellaaega ja kuupäeva kellelgi sisse toksima, vaid see automaatselt tuleb kaasa. Ja see on ka kohustuslik, et siis nii-öelda alati ta läheb sinna kaasa. Ja ta võiks olla siis ka, eeskiri mul ei ole siin määratud, aga sellega on korras. Nii, olen siis loonud küsimustiku pealkirjal Lilleküla marsruut 1. Täpselt nii nagu kaardil on meeskonna nimi, kooli nimi, oluline objekt. Kooli nimi võiks olla ka kohustuslik küsimus. Nii, tuleb täpikene juurde. Määra kaardi peal. Tee objektist pilt on kindlasti kohustuslik. Ilma pildita ei tohi. See on kohustuslik küsimus.
Nii. Ja kellaaeg oli ka kohustuslik. Nii, kui olen sellega rahul, salvestan. Ja nüüd on hästi oluline, vajutage siia nupu peale publitseeri. Ehk siis ma pean seda teistega siis nii-öelda valmis tekitama, et praegu ta oli mul ainult arvutis tööversioonina. Nüüd ma siis publitseerin ta internetti, kus ma saan teistega siis koos hakata seda täitma, laadima ta alla omale telefonisse ja telefonis siis ka kasutama. Kohe ma näitan, kuidas see käib. Publitseerimine võtab hetke aega. Ta kontrollib kõik teie väljad üle, vaatab, et oleks kõikidega jagatud, sest kui seal võib olla mõni kiht või mõni kaart, mida te ei ole teistega jaganud, siis ta annab selle peale kohe väikse hoiatuse. Halloo, kui sa tahad seda teistega jagada, siis need kaardid peavad ka olema teistega jagatud. Et sellised on need tüüpilised. Nii, ütleb, et on kenasti avaldatud, edukalt publitseeritud. Ja vaatame siis, kuidas ta välja paistab. Aha, ennem on siis järgmine nupp on koostöö, et siin tuleb ta siis teistega ära jagada. Vasakus servas on jaga küsitlust, et jagame teda otse brauseris, kes võtab internetis või telefonis lahti, saab seda kohe kasutada. Siis kuna võib-olla kõik teie kooliõpilased või meeskonnaliikmed ei ole seal organisatsioonis liikmed, siis ta võiks olla igal ühel avalik, kõik saavad seda siis nii-öelda täita, võite ka seda minu oma täita. Ja mida teie teha saate, siis näiteks minu küsitlusega või teised teie küsitlusega on siis lisada ainult uusi kirjeid. Ja näiteks võib lubada mitu korda neid täita ja siis need vastuseid ka aktsepteeritakse, et ta praegu on siis näiteks kuni mai lõpuni või nii kaua, kuni me siin nagu määrame, on siis ka antud küsitlus on avalik. Kui te näete, et sinna hakkab järjest igast pilte ja muid asju tulema, siis te võite selle lihtsalt sulgeda ja neid küsitlusi enam või vastuseid ei aktsepteerita. Nii, olete lõpule jõudnud, salvestate. Nii. Kui jagate seda küsitlust, jagatakse ka järgmise valitud üksuse. Nüüd ta lihtsalt tuletab meelde, et see kaart kõigi selle sisuga, mis ma tegin, need punktid ja jooned läheb ka avalikustamisele. See on lihtsalt meelde tuletamiseks. Nii, salvestame ära. Ma pean nüüd tegema selle kaardi ka, et teised saaksid ka seda kasutada. Nii ja tulemusi, neid ei ole siis vaja jagada, et ühesõnaga, et kõik, mis on salvestatud, need võiks jääda ainult siis sellele ettevõttele, et see ära märkida, et siis saate ise vaadata, aga siis kogu maailm ei saa ligi, et vaadata, mida üks või teine on sinna kirjutanud ja salvestanud. Nii, ja see siis samamoodi ära salvestada. Kui te vahepeal teete seal küsitluses muudatusi, siis lihtsalt uuendate seda küsitlust ja peate teda ka uuesti publitseerima, et see on oluline tähelepanek. Ja jagamine käib väga lihtsalt. Ahah, anname talle pealkirjaks ka, on siis pealkirjaks võiks olla olulised objektid. See on siis kogu küsitluse pealkiri, millega alt seda siis hiljem näha on. Enter ja siit jagamise alt ma saan juba siis selle lingi ja saan ruutkoodi. Ruutkoodiga te saate jagada siis teistele õpilastele, kes tahavad sellega minna või siis ka otse internetist selle lingiga. Nii, kui ma nüüd kopeerin selle lingi, lähen võtan interneti brauseris uue akna. Võtame siit uus aken ja kleebime siia selle koodi. Vaatame, kas tuleb mul uus aken lahti ja nüüd ma nagu hakkaksin telefonis seda täitma. Et telefonisse, kui te võtate selle, siis saate täpselt samamoodi. Meeskonna nimi on näiteks meeskond 1. Kooli nimi on näiteks Lilleküla. Ma ei hakka kooli nime kõike välja kirjutama. Ja mida ma seal leidsin? Ma leidsin sealt objekti sild, et siin võib ka teisi täita. Võite häälestada niimoodi, et saab täita ainult ühe välja.
Nüüd, kuidas ma siis seda objekti peal ära märgiksin? Objekti peal ma siis zoomin sisse. Ja lähme siia sillakese peale ja märgime siis siin selle täpina ära. Näete, tekib uus sinine täpp. See on nüüd see, mida ma väljas märgin, on siis see uus täpikene. Ja peaksin tegema aga pildi. Ma teen arvutiga pildi, luban sellel korral. Arvuti lubab siis teha ühe pildi. Nii, pildistan oma toast tugitooli ja saadan selle pildi ära. Näete, pilt läks siia juurde ja kuupäev ja kell läheb automaatselt ja esitan selle kogutud andmestikku. Ütleb aitäh, teie vastused on edukalt salvestatud. Nüüd, kui ma lähen oma selle vormi koostamise juurde, siis sealt järgmine või ülejärgmine hüpe on juba andmed, et siin oleks siis kogunevad andmed ja kogunevatesse andmetesse mul on tekkinud siia üks uus rida, kus ma olen kirjutanud meeskond 1, sild, koordinaat, kellaaeg ja näete, on seesama kaardipildikene siin juures, on seesama foto sellest tugitoolist ja minu kaardi peal on tekkinud uus täpikene. Siin on siis näidatud see sillakene. Praegu on skemaatiline kaart. Ma võin siit vahetada siis ka aluskaardi galeriist teise koha. Nii et siin ma olen siis teinud selle pildistamise asukoha. Ja niimoodi hakkavad siin andmed kogunema. Teie marsruudil, mis te olete koostanud, hakkab siis kenasti läbi käima. Et siin nüüd aluskaardiks ei ole seda kaarti, mis me oleme teinud see Lilleküla 1, seda me saame siis vaadata siin näiteks kaardivaaturis. Ja kui ma võtan oma Lilleküla 1 kaardi lahti, siis ka siia peale tegelikult on tekkinud uus kiht või ma saan tekitada selle uue kihi, kuhu on tekkinud siis ka need uued punktikesed. Et kui mul koolipunkt oli sinine, siis ette märgistatud kiht oli must ja siia lisada saan ma kihtide otsingust enda sisu alt olulised objektid kihina ja lisan kaardile, siis peaks tekkima siia üks oranž täpikene. Näete, tekkiski. Et see oranž täpikene on siis see koht, kus mul on tehtud tugitoolist pilt, et ma saan siis seda vaadata ja sellest juba edasi töödelda, koguda neid andmeid ja kasutada siis nii-öelda riigikaitselistel eesmärkidel, millest siis riigikaitseõpetaja teile juba ise räägib. Aga mina siis võtan kokku, tegime siin nende väikeste videolõikude või pikemate videolõikudega kõigepealt soovituse võtta meie kodulehekülje pealt alfagis.ee GIS kooli materjalidest, vaadata küsitluse loomist, vaadata kaardi loomist. Edasi juba siis nende riigikaitsevideote alt tekitasime Lilleküla kaardi, tekitasime siia siis vajalikud objektid, mida kaardistada. Leidsime 3,2 kilomeetrise marsruudi, mida võiks läbida. Ja siin tuleb lihtsalt siis mõõtmist kasutada ning tegime sellest telefoni rakenduse. Kujundasime selle kenasti ära, andsime väljad, mida täita ning saime seda siis jagada teistele brauserisse, kas siis telefonis või arvutis. Mina tegin praegu arvutis ära selle ning tulemused siis märgiti meil kenasti siia kaardi peale ära selle oranži täpikesega, mida sai siis uuesti peale võtta. Aga mina tänan teid, kõik küsimused on teretulnud, aitan jõudumööda ja siis soovin teile kindlasti ilusat ilma ja kasutage õues olemist, valige olulisi objekte, mida kajastada ning tehke hoolega neid riigikaitseliste objektide pilte, jagage tulemusi ja siis ma arvan, et kui aprillis see tähtaeg kukub, teeme ka siis kõikide koolide peale mõne toreda kokkuvõtte. Ja aitäh teile ja kohtume mõnes järgmises videos, mis me kindlasti loeme ka oma kodulehele siis GIS kooli materjalide alla. Soovin teile kõikidele ilusat kevadet.